1969. aastal pandi nurgakivi praegusele Füüsikainstituudi peahoonele. 1970. avati pidulikult aparaadiehituse korpus. 1975. valmis peahoone, kuhu kolis suurem osa 1973. aastal iseseisvunud Füüsikainstituudist. Lapsepõlves minul oli kindel tahtmine saada võimlemisõpetajaks. Seal oli, ise ma mängisin korvpalli ja õpetajatel olid pikad suvevaheajad, aga esimesed impulsid füüsikuks saamiseks ma sain siis, kui ma olin Leningradi haiglas pärast haavata saamist Saaremaal. Ja seal raamatute hulgas oli Perelmanni hästi tuntud huvitav füüsika. Mulle näib, et sealt ma saingi mõninga olulise tõuke. Üks raamat viis Karl Rebase füüsika juurde. Nüüd on ta ise enam kui 150 teadusliku publikatsiooni autor ja meie Teaduste Akadeemia president. Kuidas selleks kõigeks aega leida? No nii palju ikka peab leidma, et raamatut kirjutada või ülevaate ettekannet kirjutada, sest meil on ju nüüd laupäev on vaba, pühapäev on vaba, puhkus on olemas küllalt pikk. Aga ma mõtlen, et ütleme, selleks, et ise teostada pikki teoreetilise füüsika rehkendusi või ise töötada laboratooriumis, selleks küll praktiliselt aega ei ole. 60. aastatel ennustas ta oma teoreetilistes töödes niinimetatud kuuma luminessentsi olemasolu. Ja see efekt ka tuvastati eksperimentaatorite poolt tema juhtimisel. Fikseeriti avastus maailma füüsikasse. Tema juhendamisel uuritakse Füüsikainstituudis ülikiiresti muutuvaid kiirgusprotsesse. Karl Rebane valiti NSV Liidu Teaduste Akadeemia korrespondentliikmeks. Tihti on Füüsikainstituut korraldanud üleliidulisi ja rahvusvahelisi teadusnõupidamisi. Esinduslikem neist oli 1973. aastal Tallinnas toimunud Euroopa molekulaarspektroskoopia kongress 600 osavõtjaga 22 maalt. 1982. aastal külastas Eesti NSV Teaduste Akadeemiat ja sealhulgas ka Füüsikainstituuti NSV Liidu Teaduste Akadeemia tollane president Anatoli Aleksandrov. Lisaks fundamentaaluuringute tulemustele tutvustas ka Füüsikainstituudis ja Teaduste Akadeemia spetsiaalses konstrueerimisbüroos loodud Eksimer laserkompleksidega. Kestva panuse Füüsikainstituudi teadustöösse on andnud NSV Liidu riikliku teaduspreemia laureaat Ljubov Rebane. Lugupeetud kuulajad, mul on hea meel siin esineda, näha nii palju uusi ja vanu või vanavõitu nägusid, nende hulgas ka näiteks Aavo Uulit, kes oli üks meie pikemat aega ehitusega tegelejad, ja teisi võib-olla ka, aga ma neid praegu hästi ei näe. No mina tõepoolest tulin Tartusse võrdlemisi täpselt 50 aastat tagasi ja 49 aastat tagasi mulle tegid akadeemikud Klement ja Kipper ülesandeks füüsikat arendada nii Tartus kui ka mõnevõrra Eestimaal. Ja eks ma siis seda püüdsingi teha. Ja muide, seda ülesannet ei ole minu pealt keegi siiamaani ära võtnud. Kuigi tehakse nägu, et ma ei tohiks ennast nendesse asjadesse suurt midagi segada. Austet akadeemik Rebane, kallis õpetaja, lugupeetud külalised. Jubilari poolt mulle antud volitustega on mul teil hea meel teatada, mis siin nüüd toimuma hakkab.
ma pean kohe ütlema, et ega mina väga täpselt ka ei tea, sest see sõltub väga palju teist, mis toimuma hakkab. Aga vähemasti alguse kohta on teatud ettekujutused olemas. Esmalt on teil kõigil võimalus teha seda, milleks te siia olete tulnud. Õnnitleda lugupeetud juubilari, soovida talle kõike head, lasta oma tegudel tema taustal välja paista. Nii, aga asumaks nüüd siis asja juurde, mul on esmalt kõigepealt au ja meeldiv võimalus anda sõna Eesti Vabariigi presidendi nõunikule härra Jürgen Kaljuveele. Ma tean, et akadeemikuga oli täna presidendil endal kontakt ja telefonidel nad rääkisid, et kahjuks jah, Vabariigi president oli täna visiidil ja protokoll, mis on paraku kõvem kui mees ise ja ta vist leppis kokku, et mõne aja pärast nii kohtute. Ja nüüd on mul hea meel anda sõna, ei mitte teile veel, anda sõna iseendale, aga kõnelemaks mitte iseenda nimel, vaid anda see kaunis lillekimp üle Eesti Vabariigi Riigikogu aseesimehe või esinaise akadeemik professor Ene Ergma poolt. Ma ei tea kõike kauneid sõnu, mis ta oleks siia lisanud, aga küllap ta oleks öelnud seda, et vaat see bambus, mis siin sees on, sellele ei maksa alumist otsa ära lõigata, sellel on juured ja see tuleb panna vette ja siis ta hakkab edasi kasvama ja kasvab küllap kusagile astronoomiliste kõrgusteni välja ja küllap te selle ära näete. Palju õnne Ergma nimel. Lugupeetud juubilar, nagu ma tean ja te olete ise mitu korda ka öelnud, et te tühja juttu ja pakasuuhat ei salli, nii et ma siis väga pikalt ei räägi. Ma tahaks ainult teile soovida jõudu, jaksu, energiat ka edaspidiseks ja ergutada teid ikkagi stimuleerima ka direktsiooni, nagu te siiani olete kogu aeg teinud. Nagu te teate, see stiimulus või stimuleerimine tuleb eks sellest sõnast stiimulus, mis on siis pikk kepp, millega torgitakse. Nii et jõudu ja jaksu. Austatud akadeemik Rebane, kui teie omal ajal spektraalse jalkamisega siin alustasite, oli laser selline väga haruldane asi ja teda kasutati ainult teaduslikel eesmärkidel. Selle ajaga on hulk vett merre voolanud ja laseritest on saanud meie igapäeva elu lahutamatud osad. Nüüd ma tahan näidata, et uuel sajandil on ka spektraalse jalkamine jõudnud nii kaugele, et on välja lastud juba esimene seeria tootmises spektraalse jalkaja, millega saab kõikidele hekkidele anda vajalikud sälgud, et rahuldada kõikide spektroskopistide vajadusi. Et see oleks kingitus siis FI kollektiivi poolt. Palju õnne! Ma tahaks ütelda, et see, mida nüüd rääkis meie teadusdirektor Margo Kirm, ma pean sest väga lugu, sest et teadus ei ole mitte ainult teadmised, teadus on ka oskused ja just üks asi, mida ma propageerin, et teadmised ja teadus toob kaasa ka oskusi. Elekter hakkas ka teadusest ja läks oskusteks ja laaseritega on sama lugu. Ja laaserprogramm on üsnagi oskuste tasemele jõudnud nii maailmas kui ka meil Eestis. Suur tänu! Austatud juubilar, meie esindame Teaduste Akadeemia astronoomia füüsika osakonda, aga kõigepealt lubage üle anda õnnitlused akadeemia juhtkonna poolt ja ma loeksin ette järgmise õnnitluse. Austatud kolleeg, südamlikud õnnesoovid juubeli sünnipäeva puhul, tunnustus pälvib teie pikaajaline tegevus Eesti Teaduste Akadeemia juhtimisel. Soovime head tervist, jõudu ja edukat tegutsemist ka edaspidi. President Richard Willems, peasekretär Leo Mõttus, 11. aprillil 2006. Austatud akadeemik Rebane, te andsite meile maja 30 või 40 aastat tagasi, andsite meile tööd ja leiba ja ideed 30 aastat tagasi. Vene allveelaevadele saime õiged aknad ette, mis andsid õiget valgust läbi, aga majal ei saanud pakettaknaid ette.
ja ei lase õhku ei sisse ega välja. Paluksime teie abi ka selle probleemi lahendada. Oleme valmis teid toetama. Missugusele majale? Sellele sama. Ma mõtlesin, et teie sellele majale. Selle kuurile. Ei, mis teil on ju maja siin sellele? Mul tänava nimi läks meelest ära. Savi tänavad. Seal on aknad ees. Palju õnne teile. Ja edu ja jõudu. Uhke lill. See on nüüd orhidee, sellel ei ole okkaid. Ka palju õnne ja veel palju aastaid ja veel niisama edukat tegutsemist nagu siiamaani on. Tähendab innestamisväärselt. See on juba suur edu ja et ma nii kaugel olen jõudnud elada. Innestamisväärselt. Ja siis teie, et ma tõlgendan niimoodi, et ma iga 20 aasta tagant pean juhuma. No õige. Järgmise peame ka ära. Palju õnne ja edu nafta parkeerimisel. Tahaks tänada teid kunagise hea idee eest alustada siin heterosiirete uurimist kunagises Pooliste füüsika laboratooriumis. Ja ilmselt tänu sellele ideele oleme nüüd ka praegult materjaliteadustes. Ja tahaksime omalt poolt soovida teile palju jõudu, palju tervist ja edaspidisekski väga palju häid ideid. No te olite väga tubli tööd tegite ja te tulite võib-olla siiski liiga vara Peterburist ära. Oleks saanud ka Nobeli preemiast osa. Juubilar, ma esindan hetkel siin Eesti Füüsika Seltsi, nii et ma tegelikult esindan võib-olla üsna suurt osa siin viibijatest. Aga ma tahaksin öelda, et minu põlvkonna jaoks olete te paljuski legend. Ja üks legendidest on see, et keegi istus mingil kaitsmisel ja kuulas ei saanud aru, millest jutt käis, kui esines kaitsja. Aga siis tõusis püsti akadeemik Rebane ja võttis 3 lausega töö nii kokku, et kõik said aru. Vaat just sellist teravust füüsikas ma tahaksin teile soovida veel paljudeks aastateks Eesti Füüsika Seltsi nimel. Aga ega ometi läbi ei kukutatud selle kohta legend ei ütle midagi. Ma ei tahaks rääkida siin akadeemilist juttu, ma räägiksin eelakadeemilist või eelajaloolist juttu. 58 aastat tagasi oli meil Karlaga ühine majapidamine. Minul oli alumiiniumkauss ja Karlal oli pussnuga. Selles alumiiniumkrausis me keetsime endal nii kaua süüa järjest, kuni sisemine see ruumala liiga väikseks läks. Siis pussnoaga sai see kõik puhtaks kraabitud ja järgmine hernesupp sisse pandud. Nende aegade mälestuse puhul veel kord. Ja vaata selle olevusega silma tõtt. No, Viktor Palm senior on teatavasti kirjanik. Tal on vähe aega on sellega tegelda. Ja sellepärast tal tuleb see luuletamine päris hästi välja. Aga koos olime me tõesti väga tükk aega. Mina mäletan teda veel siis, kui me mõlemad olime noored Eesti korpusesse kutsutud sõjamehed. Ja see oli aastal 43. Ja nii et see on tõesti, see on juba üle 60 aasta tagasi. Pärast seda siis tõesti olime koos, õppisime tolleaegses Tallinna Polütehnilises instituudis ja olime nii väga tõsiselt õppimas ja muid enda meelest häid asju ajamas. Kallis õpetaja, aitäh kõige eest. Õnne juubeliks ja jõudu ja tervist edasiseks. Aitäh, see läheb järgmiseks juubeliks. Väga hea. Ma sündisin tõepoolest 11. aprillil 1926 ja täna pühitsen oma 81. sünnipäeva, mille puhul ma saan 80 aastat vanaks. Ja eluloo järgmine oluline moment ei ole mulle veel kätte jõudnud, nagu te ise näete. Ma ei ole veel kuskil ära surnud ei Pärnus ega mujal. Mõni sõna siis ka, kuidas ma ennast praegu tunnen ja mis ma arvan ka nüüd Füüsika Instituudist,
hästi lühidalt. Ma võiks ka viidata sellele, et järgmisel juubelil räägime, asi on 20 aasta pärast ja võib-olla, et mõned siin olijatest äkki ei saa tulla. Mina arvan, et instituut on täitsa korralik asi ja ta võib paljugi teha ka praegu ja tulevikus. Ja mina tahaks ikka, et ta võtaks puhta teadusliku töö kõrval rohkem üles seda, mis on seotud ja mida on otse tarvis Eesti rahvale. See oli väga oluline muutus, kui me Nõukogude Liidu teaduselt ära tulime. Siis Nõukogude Liidul oli ju täitsa selge tahtmine, et ka puhas teadus oleks eesrinnas. Aga praegu see jätkub, kuid ega me ei tohi kõrval jätta seda, mida Eestile tarvis on, juurutada teadmisi ja ka oskusi. Ja siis mul on muidugi hea meel, et siin on palju külalisi, kõige kaugem külaline on minu poeg Aleksander Rebane, kes tuli kaugelt. Nii et ma tänan kõiki, kes siia tulid minule lugupidamist austama. Ja siis no saame ju veel vestelda vabas vormis ka ja suur tänu ja nüüd kõigi teie terviseks tänuga.